no tere taas, sõbrad. Hello. Käes on 1. mai ja olen tulnud siis jõele lõigule, mida paar aastat tagasi äkki Maikliga avastasime. Siis tegelikult ei õnnestunud mingit ilusat kala saada. Mingid väiksed saime ikkagi võtma, aga täna siis tulin üksinda tagasi siia ja jõgi on iseenesest väga ilus. Eile sadas terve päev vihma. Ma arvan, et see tuli ainult kasuks selles suhtes, et jõe veetasemed olid tegelikult igal pool üpriski madalad ja nüüd loodetavasti selle vähekene kõvema vihmasajuga läks asi nagu paremaks. Aga jaa, et püüan täna üksi, kui juhtub, et äkki Jimmy tuleb ka mingi aeg lõunapaiku, eks ole näha, vaatame, mis saab. Aga jõgi on iseenesest jah, mega äge, ilus. Siin ta voolab, siin on kohe risu, sinna risu juurde me kohe ka viskame ja siit ta läheb. Nii et jaa, 1. mai, väljas on 6 kraadi sooja, päike paistab, tõenäoliselt läheb siukse 10 kraadi peale. Uued prillid on ees, smartfishing.com, kui tahad omale ka mingeid ägedaid prille. Uued kahnamispüksid on jalas, väga ausad. Esimese püügiga pidasid väga hästi vastu. Uued saapad on jalas. Nii et palju uusi asju. Aga okei, mis me ikka siin pikalt räägime? Hakkame püüdma. Panin pöörlev otsa. Mõtleme, et me sellest pöörlevast kiiresti ilma ei jää muidugi. Päris tugev vool. Sealt alt võiks ju keegi tulla. Seal käis mingi suur asi pinnas. Kas see oli nüüd kala? Või see oli keegi muu? Mulle tundus, et see oli kobras. See pidi olema kas kobras või saarmas või keegi. Nägin ühte väikest haugi ujumas, oi kui viske tegin. Seal võiks keegi olla küll ju. Aina ägedamaks need kohad lähevad siin. Seal võiks juba keegi olla ju. No, kas keegi selle puu all peidab ennast või? Vist ei peida. Kolmakord seadus. 3. kord sinna. Äkki nüüd. Oligi. Kuule, korralik ahven. Täitsa lõppe. Ilus ahven. Nii. Kolm oli kohtuseadus, näed. Õnnestus ilus ahven saada. Nii. Selline siis ahvenakene. Äkki see on veel sealt kuulegi. Nii väike sunnitud paus oli.
pidin siin lanti päästma, aga panin otsa siis praegu sellise pulli pärast. Türi kalapoest ostsin, mis asi see on üldse? Mingi Komodo äkki oli mingi firma, siuke punane tutt ja siis selline läikiv, siis ma ei tea, kullakarva, pöörlev, no number 3 ka, suurem ja siuke huvitav. Ühesõnaga, proovime, mis siin ikka. Ei ole nii. Hea töö. Nagu täielik piivis olen. Vahepeal tulid ühed kajakiga vastu. Uurisin ka seespool. Kalamehi oli näha. Ütles, et ei olnud. Aga hetkel ei ole ikka kalaga kõige paremad seisud olnud. Nii, okei. Ilm on küll mega mõnus, pilves ka ja enam nagu päike ei paista, aga ma ei tea, forelli ma ei ole leidnud, nii et ma kõnnin tagasi autoni, matkan tagasi autoni, siis päris korralik jalutus saab olema. Ja siis vaatan, mis edasi. Võib-olla võtan ka Jimiga ühendust, küsin, mis plaanid temal on ja siis vaatab edasi. Võib-olla lähen selle sama jõe ühele teisele lõigule, et eks vaatab. Igatahes nüüd, ma ei tea, peaks vaatama kella pealt, et kaua ma umbes tagasi kõmbin autoni. Võib-olla ei olegi väga palju, eks näis. No nii, ületasin kraavi ja sain sitašeks. Otse suhu ka isegi. No jah, teeme korda ennast. Nii, Jimiga on nüüd suheldud ja Jimi tuleb ka ikkagi kalale. Algul tahtis küll minna kuskile üldse haugi lõigule, aga otsustas ümber ja kuna ma olen juba tegelikult siin suht jõe lähedal, siis lähen teen ühe väikese lühikese teise lõigu ja siis jõuab juba Jimi ka kohale. Ja kuna eile sadas terve päev vihma, siis on opa! No nii! See oli küll praegu äge võtt. Vinge, kus siit niimoodi tuli. Ei ole kõige väiksem kala ka, aga mõõdukala ka ei ole. Wow, siin on päris sügav. Käsi märjaks. Tänane esimene forell. Nii, kurja küll. Oh. Ma ei oleks seda küll oodanud ausalt öeldes. Nii. Seda ma ei oleks küll ausalt öeldes lootnud. Nii, väikene, läheb tagasi. Kuule, see on väga hea. See annab mulle natukenegi lootust. Ma mõtlesin, et siin on täiesti mõttetu. Ma helistan Jimile ka ja ütlen, et tuli juba üks forell, et ma loodan, et see on hea märk. No nii. Ahah, haug. Mine tagasi, sõbrake, kasva suuremaks. Hops, pani minekut. No, nii. Kala käis. Kas see oli haug või ahven? Või tähendab, haug või forell? Seda ma nüüd küll aru ei saanud. Aga ei võtagi rohkem. Nii, forell. Tuli võttis ära. Kuule, see tähendab, et täna on siin
kala ikkagi päris aktiivne. Ka jälle siuke samasugune nagu ennem sain. Nii. Vabastame ta kiiresti. Sõbrake. Õrnalt kinni ka. Nii. Läheb tagasi. Opsti. Nii. Kuule, äge. Ainult, et sooviks vähe suuremaid kalu. Täpselt, kõik kalad on mul täpselt sama suured olnud, aga ma panin sinna ja siit eest tuli. Nii, tänane 3. forell minul siis. Ja kõik on ühe mõõdupuuga. Sellised 25 sendi juurde. Ilusad täpid, kõik on ilus. Ühe konksuga kinni põhimõtteliselt. Mine. Kuule, kas see on äkki jälle sama niimoodi, et meil tulevad kõik täna sellised. No mul olid kõik 3 olid sellised. Nii, nagu näete, Jimmy... Ei, absoluutselt. Tore või midagigi toidu. Jimmyl on ka siis jõekaga käsi valge. Nii, läks tagasi. Jimmy, sa ei ole korralikult vaatajatele tere öelnud. Tervist. Tervist. Sa oled ikkagi vaatajate lemmikna. Pole midagi teha. Ossa kurja, see on jumala suur kala, see on aug vist. See on aug, jah? On aug. Oh, aga ilus suur aug. Väga kena aug. Ja, on ross vahel praegu. Jaa, nii, Jimmy. Jimmy sai haugi. Algul vaatasid täitsa lõpna. Algul lootsin, et on suurem forell, aga... No, see oleks ikka korralik forell olnud. Aga on augipulk, jah. No, päris kena kala muidu, jah. Tundub, et on mõõdukas ka. Ei ole või? Nii. Nii, haug. Tuli haug otsa. Hästi nõrgalt kinni ja pureda saanud kellegilt. Ära mul anti ära vii. Kõvasti pureda saanud kellegilt selja pealt. Ei, sinu omast väiksem. Oho, on jah, jõekas. Aga ei ole vist mõõdus jällegist. Aga tänase päeva suurim. Nii, nii. Ossa kurja. Nii, Jimmyl on. Ja, ei ole mõõdus. Aga tänase päeva suurim. On mõõdus? Ostan endale uue ridvana. Meil oli siin korralik päästeoperatsioon. Jimmy ritv on nüüd vähekese jäigema testiga. Jällegist. Jälle veits jäigema testiga. Et näite korra seda. Sa vist praegu. Otan selle looga maha. Nii. Ühesõnaga siit on kaks jätku on juba läinud. Siit siis võtsime kääridega tipu maha. Ma ei tea, kui hästi, see vist ei suuvi väga hästi. Ühesõnaga... Varsti saan selle ridvaga tšerke visata. Et läks vähe jäigemaks jälle, et korralik oli päästmine oli siin, et Jimmy pani ikka normaalse puu otsa viske, et no juhtub ka professionaalidele. Selle vorm on nii hea, et visked tulevad nii pikad, mida isegi ei usuna. No nii, lõpetasime püügipäeva ära, kell on 19.24 ja ega ei olegi midagi nagu erilist selles suhtes rääkida, et tulid mõned haugid. Täna selles suhtes tegin hat-tricki, et sain siis ahvena 2 haugi ja 3 jõekat äkki. No ühesõnaga 3 eri liiki kala, mis on nagu selles suhtes äge. Aga mõõdukala ei õnnestunud saada. Jimmy sai siis ühe suht täpselt siuke 36-37 ridva järgi mõõtes oli. Ja siis lõpus olid veel mõned võtud, aga pigem ikka selline väga kehva võtupäev, aga olgu. Pane like, pane subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau, paka!